Järgnev Venemaa Peterburi, kus jätkuv Vladimir Putini majandusfoorum sattus taas Ukraina droonirünnaku alla. Öösel ründasid Ukraina droonid Venemaa Föderatsiooni sõjalaevastiku arsenaalide ja baasi Kroonlinnas, samuti naftabaasi Kubanis, kuid mitte ainult. Kokku sattusid rünnaku alla 10 objektid Venemaal ja okupeeritud Ukraina aladel. Ja mis oluline, need rünnakud langesid kokku Volodõmõr Zelenski hoiatusega. Nüüd on selge miks. Zelenski pöördus avalikult Vladimir Putini poole rahupakkumisega. Kohe pärast seda, kui Putin keeldus isiklikus kohtumisest, teatas Zelenski massiivsete rünnakute laine algusest Venemaa vastu. Ukraina välisministeeriumis teatati, et Vladimir Putin jättis kasutamata viimase võimaluse lõpetada see sõda ilma Venemaa jaoks ulatuslike tagajärgedeta. Ja kohe pärast seda hakkasid Venemaa suunas lendama droonid ja raketid. Kuid siseringi allikad kinnitavad, et Ukraina on tõepoolest ette valmistanud mitu tõelist massiivset rünnakute lainet Venemaa vastu. Lisaks on okupeeritud Krimmis tõepoolest alanud kokkuvarisemine. Ukraina droonid on võtnud tulekontrolli alla olulise logistilise marsruudi okupantide jaoks okupeeritud lõunaosas. See on tee Melitopolist Krimmi läbi Tšangari ja tegelikult on Krimm sattunud blokaadi. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like ja kirjutage oma kommentaar. Ja tellige minu Telegrami kanal Petši News, link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis ööl vastu 6. juunit tabasid Ukraina droonid Venemaa mereväe arsenaalid ja baasi Kroonlinnas ning ka naftabaasi Kubanis. Sellest teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Järgneb tema tsitaat. Möödunud ööl lendasid meie droonid umbes 1000 kilomeetrit Peterburi piirkonda vaenlase mereväe arsenaalideni ja baasi Kronstadtis. Samuti jõudsid meie kaugele ulatuvad sanktsioonid umbes 500 kilomeetri kaugusele Krasnodari piirkonda ja tabasid naftabaasi. Rünnak on Ukraina relvajõudude, SBU ja peamise luurevalitsuse ühise töö tulemus. Löögid Venemaa territooriumile tehakse, kuna Venemaa juht tahab sõdida. Seetõttu rakendatakse Ukraina sanktsioone selle agressiooni eest. Venemaal on vaja oma sõda lõpetada ja lõpetada rünnakud inimeste eludele. Iga ebaõiglus Ukraina vastu saab õiglase vastuse. Täname meie sõdureid täpsuse eest. Ja siin, enne kui ma hakkan üksikasjalikult analüüsima nende rünnakute kõiki tagajärgi, tahan ma juhtida teie tähelepanu Ukraina presidendi retoorikale. Eile õhtul 5. juunil, kohe pärast seda, kui Vladimir Putin vastas Ukraina presidendi avalikule kirjale ettepanekuga sõda lõpetada ja isiklikult kohtuda, teatas Zelenski, tsiteerin, kahjuks valib Vene pool taas sõja. Kõik kuulsid tänast vastust. Nõrk vastus. Ta lihtsalt ei taha sõda lõpetada. Putin ei taha midagi muuta ega tunnistada, et sõda on kasulik ainult talle ja tema lähikonnale, kes temalt raha välja pressivad. See tähendab, et Venemaal peab raha vähemaks jääma ja surve Venemaale peab suurenema. Ja mida siis Volodõmõr Zelenski tegi? Ta teatas uutest löökidest Venemaa vastu. Nagu meie, Ukraina, pakkusime Venemaale rahu. Meie pakkusime kohtumist, Venemaa keeldus. See tähendab, et Ukraina ainult suurendab oma rünnakuid Venemaa territooriumil ja hakkab lihtsalt hävitama Venemaa naftalogistikat, et nad ei teeniks raha. Veelgi enam, täna teatas Ukraina välisminister Andrei Sibiga, et diktaator Putin jättis kasutamata viimase võimaluse sellest tema jaoks läbikukkunud sõjast väljuda. Sibiga sõnul on Putini keeldumine halb uudis venelastele, sest olukord Venemaa jaoks läheb ainult hullemaks. Järgneb tema tsitaat. Kaotused lahinguväljal hakkavad kasvama. Ebaõnnestumised muutuvad üha alandavamaks. Majandus vajub üha sügavamale langusesse. Kaotatakse rohkem töökohti, maksud tõusevad ja inflatsioon tabab kõige haavatavamaid ühiskonnarühmi. Vene Föderatsioonis ei ole enam turvalisi kohti, mida Ukraina pikaajalised löögid puutumata jätaksid. Pean silmas lööke. Edaspidi rünnakute intensiivsus jätkab kasvamist. Seetõttu on nüüd enam kui ilmne, miks just Zelenski selle avalikult avaldas. See on kiri Putinile üleskutsega rahule. Nüüd pärast Vladimir Putini keeldumist dialoogist ta ütles otse, et ta ei taha kohtuda. Ma tahan denatsifitseerimist, demilitariseerimist, eesmärkide saavutamist sõjalisel teel ja nii edasi. Pärast Putini keeldumist saab Ukraina täieliku vabaduse korraldada massiivseid rünnakuid üle kogu Venemaa.
ja kui venelased pole nende rünnakutega rahul, siis nüüd teavad nad väga hästi, kes täpselt rahust keeldus. See on Vladimir Putin, just selline mitmekäiguline mäng. Nüüd liigume öise rünnaku tagajärgede juurde. Kinnitatud on vähemalt 7 objekti tabamine, lisaks põles maha Tjumeni naftatöötlemistehas. Ja see on ainult see, mida on õnnestunud kinnitada. Ja see, mida ma edasi mainin, ei hõlma alajaamu ega muid vähem olulisi sihtmärke. Rünnaku peamine sihtmärk oli Leningradi oblast. 6. juuni öösel andsid Ukraina kaitsejõud mitu edukat lööki objektidele, kus hoitakse laskemoona. Balti merel viiakse läbi Venemaa Föderatsiooni laevade remonti ja tagatakse nende lahinguvalmidus. Löögid viidi läbi Venemaa Föderatsiooni mereväe 15. arsenali vastu Leningradi oblastis, Kroonlinna mereväebaasis. Ja siin märkis SBU, tsiteerin. Sarnased erioperatsioonid nõrgestavad vastaste Balti laevastikku. Tabatud objekte kasutatakse laskemoona hoidmiseks, laevade remondiks ja lahingutegevuse tagamiseks. Nende rivist väljaviimine raskendab vastase logistikat, vähendab laevastiku lahinguvalmidust ja piirab Venemaa võimalusi tegutseda Balti piirkonnas. Lisaks sai tabamuse Peterhofi naftabaas, mis asub Lomonossovi linnas, Leningradi oblastis. Eelkõige on fikseeritud tabamus, plahvatus ja süttimine objektil. Samuti tabati löögiga Neste naftaterminali Lomonossovi linnas, Leningradi oblastis. Terminal põleb. Samuti tabati raketi relvastuse, laskemoona ja sõjavara ladustamiskompleksi arsenalit materiaalse tehnilise toetuse keskuses VPGT Balšaja Ižora, Leningradi oblastis. Objektiil kostuvad plahvatused, registreeritud on sekundaarne detoneerimine ja tulekahju. Lühidalt öeldes laod ja rööpad põlevad koos nende laskemoonadega. Seal kõik plahvatab lakkamatult. Seal aknad värisevad, kõik vappub lühidalt öeldes. Inimesed liiguvad ringi. Samal ajal andsid Ukraina kaitsejõud löögi Ust-Labinski naftabaasile Krasnodari krais. SBU andmetel puhkes pärast plahvatuste seeriat seal ulatuslik tulekahju. Tuli haaras vähemalt 3 naftatoodete mahutit. Subtiitrid lisas Dima Torsok. Ja muide, see on väga oluline sihtmärk Kubaanis, rõhutan, Ukraina Kubaanis. Sest just see naftabaas, mida rünnati, on oluline tagala sõlmpunkt kütuse ladustamiseks ja tarnimiseks Vene vägedele lõuna ja ida suunal. Ja see on taas osa Ukraina relvajõudude laiemast strateegiast. Sest täna teatas Ukraina relvajõudude erioperatsioonide jõudude 3. eraldi polgu vürst Sviatoslav Haraborovi nimeline juhtkond, et Ukraina droonid on võtnud tulekontrolli alla olulise okupantide logistilise marsruudi okupeeritud lõunas. See on tee Melitopolist Krimmi. See tähendab sisuliselt, et Tšangari kaudu on kogu logistika okupeeritud Krimmi täielikult suletud. See tähendab, et Krimm on tõepoolest poolblokaadis, neil jääb ainult Krimmi sild. Muide, seda saab ka rünnata. Siin ma jätan mõtte pooleli. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna meeldimist. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!